eelmise plaadi puhul ma ütlesin, et see on natukene selline näitleja varahommikused mõtisklused kesköistel teemadel, et võib-olla see žanri määratlus ehk siiamaani on. Euroopa linnad mind väga inspireerivad ja loodus samamoodi, aga just need Euroopa linnad, mis on justkui väga tuttavad, sest ma ise elan ka siin Euroopas, aga samal ajal nii erinevad. Näiteks vanalinn kui selline koht. Et ma olen tohutu vanalinna suur austaja olnud terve elu, et mulle väga meeldivad need vanad hooned ja see ajalugu, mis meil siin säilinud on Tallinnas. Ja siis mujal Euroopas nähes, kui palju tegelikult seda veel alles on ja teiselt poolt, kui kiiresti see otsapidi hakkab kaduma, eks. Et see reisimine nagu vabastab korraks sellisest argielust ja paneb vaatama asju nagu laiemalt või siis hoopis detailsemalt, et sa märkad kuskil teatrifestivalil olles väga erinevaid inimesi ja nende elud tegelikult nagu rulluvad lahti sinu silme ees väga väikestes sellistes hetkedes, juhuslikes tänaval kohatud hetkedes, et näitlejana see on tohutult huvitav ja annab nagu inspiratsiooni rollide loomisel, et jäädki kuskil lihtsalt kedagi vaatama, mida ta teeb, kuidas ta tegutseb, kuidas ta suhtleb kellegagi. Uus plaat Üle ääre on ikkagi, ma arvan, äratuntavalt minulik, nii palju kui keegi seda teab, mis see minulik on, aga esimest plaati kuulates, Uinunu laulu kuulates, siis ma arvan, et väga paljude inimeste jaoks ikkagi on see uus plaat väga äratuntavalt selline näitleja laulab oma mõtteid. Esitluskontserdid on siis 8. märtsil Hobuveskis, Linnateatris, siis 21. märtsil Teatrumis ja 22. märtsil Tartus, siis Eesti Rahva Muuseumis. Ega ma ei tea, mis seal juhtuma hakkab, et sellist näitleja suhtumist ma üritan ikkagi hoida, et iga õhtu, iga kohtumine publikuga peab olema eriline. Et selge on see, et kõik lood, mis plaadil on, ma kavatsen maha mängida. Aga see kõik muu, mis saab, siis olgu üllatuseks.